On Tartu linnas kool, kus õppuriks ka teeb, kes teab juhid sõnureid, tal selge etikett. Need väärtustame ausust ja vaprustust. Tervist kõigile! Olen Kapten Kuul, olen mereväe õigususe ülem, et mulle allus korraga 3 kuudust, 3 aastaga ja räägin siin mereväe. Austan selleks, miks on see kõik oluline. Vahel on meeles, aga Eesti tehtud mereriiklus. Kolmandik Eesti territooriumist on tegelikult meri. Eesti merepiir on pikem kui maapiir. Pool Eesti kaubandus käib meritsi ja sõja korral abiga on ka mere poolt. See lihtsalt põhjusel, et NATO poolt rinnami jätta. Ei ole mõtet neid tanke maha vaadata ja raudteed on vaadata. Et siis merevägi on oluline keskkond hiidlõrjale. Miks just? Sellest ka räägib. See on Photoshop, see on New York aasta 2009 ja see on Indian Trapana, mis siis võttis üle Atlandi ja üks kohale. Vihje selle kohta, et me päris palju käime ka Eestist väljas, päris palju rahvusvahelised õppustel ja tegelikult operatsioonidel. Mida pakume? Eelkõige pakume võimalust midagi riigi jaoks teha. Pakume huvitav tööd, pakume väljakutseid. Eneseteostuse võimalusi, rahvusvahelist keskkonda, võidu vastutust, juhtimiskogemust ja nii edasi. Sotsiaalseid garantiid, usud neist räägitakse hiljem nii pikemalt, mis on nii kõigil ohvitseridel kaitsekonnaste taht. Mida me ei paku? See ka ei paku. See on ikkagi Sakala ja aasta ikka 2009 vaatanud. Vahel neid laenude teki ka. Et lihtsalt kindlasti ei paku. Väga kõrget palka ei paku, ärge ärge rikkaks saada. Ära elab küll, ma eriti ei tunna. Ja mõnusad äraolemist ka ei paku, peate arvestama, et tegelikult on väljakutsed kogu aeg, kuskil loormeritel puhku väga ei saa jääda. Alati tuleb mingi uus huvitav väljakutse teile. Meil on 2 eriala. On taktikaohvitser ja tehnikaohvitser. Taktikaohvitser on siis põhimõtteliselt see mees, mis juhib laeva. Tsiviilvõistlused üritus. Tema võib laeva ühes kus teise. Lisaks siis sellele on ka eriala, kas navigatsiooniohvitser või relvastusohvitser. Vastavalt sellele siis tema alla käivad kõik laevapararelvad koos meeskondadega. Nende moodusele käsitsemine, oma meeskonna väljaõppe. Taktikaohvitserina siis navigatsioonivahendid, merekaardid, nende uuendamine, ettevalmistamine. Ja edasine teenistus läheb operatsiooniohvitseri peale, komandöri abi peale, komandöri peale. Siin on veidi hiljem. Tehnikaohvitser on siis see mees, kes hoiab laeva liikumas.
ja kokku on selle aja sees ka 3 meretöö praktikat. 2 praktikat on õppelaeval Kristna, esimene on niisugune sisseelamine, teeb madustööd, teine on navigatsioonipraktika, mitte laeva juhtima, puhtalt navigeerima, ega muu väga mõtlemata, ja 3. praktika on siis juba päris sõjalaeval, kus meil antakse meeskond kätte ja nüüd tehnika näidata ennast. Ehk siis mitte ainult navigeerimine, vaid ka juba sellise operatsiooni puhul. Miini jahtimine, siis juba arvestada, kuskil vaenab olemas, seda tuleb reageerida. Mehaanikutel on 2 praktikat, neil on navigatsioonipraktika vahel, selle asemel neil on siis laevaremondi praktika, mida teeme koostöös Mereakadeemiaga. Mis saab edasi? Esimene ametikontaktik on siis kas navigatsiooniohvitser, relvastusohvitser. Me panustame selle peale, et esimene ametikohtas laevas, arvestades, et väga kauaks ei jää. Aasta, 2 pärast seda tuleb paratamatult mingi teenistus kaldada ja pärast seda tuleb suuresti teede teha. Aga iseenesest õige, mehaanikud unustasid. Mehaanika alustab mehaanikuna, ehk siis mehaanika on 2 laevas ja millestki tõuseb siis peamehaanik, kes on mehaanika number 1. Redel ise on siis selline, et alustate siit. Mingi hetkel tuleb läbida erialakoolitus vastavalt oma eriala, kas miinitõrje koha pealt, tehnika koha pealt, üldtaktika koha pealt. Sealt edasi on ametikoht komandöriabi või operatsioonikohvitser. Meie teise taseme kursust on Lätis, ta on suhteliselt lühike, kuni on ta siis NATO Intermediate Command and Staff Officer Course, parasjagu ta on inglise keeles. Õppujad on erinevatest välisriikidest, toimus Riias, kestab umbes pool aastat. Pärast seda siis tekib võimalus saada 3 rippu peale, kaptenmaari auaste ja tõusta laeva komandöriks. Hiljem see arvatavasti juba pandi kaitsekooleks. Millega peate arvestama, sealt ei saa need magistrikraadi, seda peate hankima midagi teistmoodi, vähemalt kehtiva süsteemi, kus süsteem alles hoogsitaks käiva, seal on mõned lüngad sees. Ühesõnaga, te olete teretulnud, te olete meile vaja, ootate teid. Enne kui annan aegu küsimusteks, vastab ära korduvkippu küsimused. Ei,